Meie tegime 2023. aastal küsitluse nii gümnaasiumiõpilastele kui üliõpilastele, milles me küsisime nende tekstiloome kohta ja selle kohta, mis raskused neil sellega esinevad. Sel ajal ei olnud see juturoboti teema veel nii aktuaalne, kui see on praegu. Ja seetõttu ei küsinud me selle kohta palju, aga nüüd, kui on alustunud arutelud ja juturobotid on saanud hariduse lahutamatuks osaks, siis otsustasime selle teemaga natukene rohkem tegeleda, sest harjumused on meil muutumas, kirjutamisõpetus on ümber korraldumas ja kirjutamist võiks ümber mõtestada. Meid huvitab, mida arvavad kirjutamistraditsiooni kandjad ja arendajad ehk siis praegused üliõpilased meie kirjutamisest ja akadeemilise teksti tulevikust. Nii, meie väike ettekanne. Ja siis just terminoloogiast rääkides, et hetkel peame akadeemiliseks tekstiks argumenteerivaid ja allikatel põhinevaid tekste ja siin esitluses kasutame sõna peamiselt juturobot ehk siis suurtel keelemudelitel põhinev genereeriv rakendus, aga ka ilmneb tehisintellekti ja teid ja teisi sõnu. Kui me läheme siis kirjutamise juurde, meil siin keskel on need kirjutamisprotsessi etapid ja me seome selle siis tehisintellektiga, võib näha, et meie originaalallikate lugemine, ideekorje, teema, lähteülesande mõistmine ja lugejaga arvestamine muutub pigem väljundi kontrolliks. Allikate seostamine, teksti kirjutamine, allikate võrdlemine, sünteesimine väljundi integreerimiseks ja ka enesehindamine, enda parandamine ja teksti ümberkirjutamine samuti väljundi kontrolliks. Samas võiksime sellel puhul küsida, et miks me üldse kirjutame, kui kirjutamine võiks olla mõtlemine, suhtlemine ja õppimine. Ja neid tegevusi siis peaksid aitama ka juhendid, mis peaksid aitama keskenduda kirjutamisprotsessile, kuid tavaliselt seda nüüdisajal ei tee. Ehk siis juhendid keskenduvad pigem vormilistele aspektidele ja see ilmnes ka meie sellest samast küsitlusest, kus vastusest oli näha, et sisuküsimused jäävad pigem teisejärguliseks. Siia tavajuhendite juurde tulevad meil ka nüüd tehisintellekti suunised. Neid on ülikoolidel erinevaid ja üliõpilastel on tegelikult päris raske nende suunistega, et siin on meil härra Roometi bakalaureusetöö, kus siis ta kasutas ChatGPT-4. Siis sai teada, et meil on Tartu Ülikoolis juhised ja lõpetas selle kasutamise, sest ta sai aru, et tema juba 100-leheküljeline bakalaureustöö oleks muutunud 200-leheküljeliseks. Siis need suunised jälle muutusid, hakkas seda tehisintellekti kasutama, aga tegelikult ikkagi veidi kartis, et äkki need suunised jälle muutuvad või siis teeb ta midagi valesti. Liikudes meie enda uurimuse juurde, siis sellise metoodikaga uurimusi on ka enne tehtud. Siin on mõned näited ja veel näiteid, aga Reena räägib siis tegelikult, mis siin oluline on, mis metoodika. Mis nuppu sa vajutad? Oodake, ma vaatan, ma korra kontrollin, kuidas. Aha, see läks siin. Okei. Ja mis on metoodika on siis, mida me kasutasime samuti poolstruktureeritud paarisintervjuud ja osalesid meil siis 32 üliõpilast Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest. Siin on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Maaülikool, Kunstiakadeemia, TalTech, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Ja osalesid siis kõikide õppeastmete esindajad bakalaureusest, magistrist ja ka doktorantuurist.
kes kirjutavad väga erinevaid tekste, puutuvad väga erinevate tekstidega kokku, nagu näha siis lahanguprotokollist kuni doktoritöö artiklini tõesti. Ja ehkki meil osales 32 üliõpilast, siis selle ettekande raames me käsitleme praegu 20 osalise vastuseid ehk siis 10 intervjuu põhjal kogutud andmeid. Ja kuidas me neid andmeid siis analüüsisime, ka kvalitatiivse sisu analüüsiga kasutades QCA mäppi. Me litereerisime intervjuud ning kodeerisime. 3 kodeerijat tegutses nendega ja tegime seda siis uurimisküsimuse põhiselt niiviisi, et üks kodeerija tegeles ühe küsimusega. Mis meid siis laias laastus huvitas, oligi see, et mis motiveerib üliõpilasi üldse veel akadeemilisi tekste ise kirjutama, selle asemel, et kasutada näiteks juturobotit. Teisalt, kuidas kasutavad üliõpilased juturobotid, miks nad kasutavad ja milline on siis see kogemus senimaani olnud. Ning taas kord esimeseks või siiski kolmandaks, millisena näevad siis üliõpilased akadeemilise teksti tulevikku kui meie kirjutamistraditsiooni edasikandjad. Nii, miks üliõpilased akadeemilisi tekste siiski ise kirjutavad? Motivaatoreid on nii piiravaid kui ka kannustavaid. Piiravateks motivaatoriteks võivad olla siis näiteks see, et nad kardavad mingil põhjusel emotsioonid, eks ju, põhimõtted ei luba abivahendeid kasutada, tegemist oleks akadeemilise petturlusega. Samas teksti või kirjutamise mõte võiks sealjuures ära kaduda. Aga siis on ka need kannustavad motivaatorid. Kas või juba see, et kirjutamine iseenesest on nauditav tegevus, see tekitab häid emotsioone ja selles on juba mingi väärtus. Samas kirjutamine ka arendab aju, arendab keskendumisvõimet ning aitab ka õppida erinevaid teemasid, leida seoseid nende vahel. Samuti on kannustavaks motivaatoriks rahulolu valmis tekstist või see positiivne tulemus, tagasiside hinne võib olla isegi. Ühtlasi nähakse kirjutamist ka loomingulise väljundina, võimalusena teha midagi omanäolist, oma sõnumi edastamise võimalusena ning suur sisemine motivatsioon tuleb ka ikkagi sellest, kui üliõpilase jaoks on teema, mis teda huvitab, siis mõistagi tahaks ju ise selle teemaga tegeleda. Ja oleme toonud ka näiteid intervjuudest erinevate kategooriate kohta ja toonud siis selle põhjuse, miks me kategoriseerisime ta just sinna kategooriasse kollasega välja. Kirjutamine arendab, on siis intervjueeritav on öelnud, see ühest küljest arendab kindlasti minu keskendumisvõimet ja teisest küljest arendab ka keelelist võimekust. Et mitmeid asju arendab, väga tore asi on kirjutamine üldse. Teksti kirjutamise mõte oleneb sellest, kas see, mis ma päriselt kirjutan, annab mingit head mõtet edasi või on väärtuslik. Nii, aga kuidas üliõpilased kasutavad juturoboteid? Üldiselt on asi väga lihtne, söödad mingi väikese tekstilõigu ette, lased sellest kokku kirjutada midagi suuremat või kirjutada konkreetse stiiliga, lasta ümber sõnastada, teha seda teist ja kolmandat. Samuti vesteldakse, arutletakse, küsitakse tagasisidet oma kirjutatud tekstile. Lastakse tekstiga kontrollida, õige kirja parandada. Väga populaarne on ideede saamine, nagu siin ka eelmistest ettekannetest tuli välja, et ideede genereerimisega saab see robot päris hästi hakkama. Ning ka tõlkimisel ja inglise keeles kirjutamisel kasutatakse. Et siin näites on siis lähteülesanne on olnud kirjutada arvustus inglise keeles ja intervjueeritav ongi siis andnud talle need osised ette, mis on tal ülesandes ära määratletud, et võiksid seal arvustuses olla. Ja siit tulevad siis need 2 kategooriat, inglise keeles kirjutamine ja mingi tekstiosa etteandmine. Aga miks kasutavad üliõpilased juturoboteid? Siin on nüüd kindlasti mitu juba kuuldud plaati, et ajasääst on see võib-olla see põhiline asi, koormuse optimeerimine ja iseenda säästmine, sest tekstiloome on päris keeruline kognitiivne protsess, nõuab palju ressurssi, et täiesti mõistetav.
samuti toodi välja, et mõnikord on lihtsalt tegu nii mõttetu ülesandega, et sellel ei ole nagu, keegi ei taha oma aega selle peale kulutada, kui on vaja teha ülesanne lihtsalt ülesande pärast, et siis ka pigem otsustatakse juturoboti kasuks. Samas on ka erialasid ja õppeaineid, mis soodustavad juturoboti kasutamist ja suisa näevad seda ette. Et näiteks ongi aine, mis õpetab juturobotit kasutama, siis loomulikult kasutatakse. Aga mõnikord ka oma võimetel ja teadmistel tuleb piir ette, et siis on juturobot hea abimees, keda kasutada. Näide kategoorias siis aja säästmine ja kõik muu. Nii palju asju on kogu aeg teha ja siis ma tunnen, et ma ei saa igale poole panustada võrdselt. Ma arvan, see võtab päris hästi kokku selle kategooria. Aga ilmnes ka neid põhjuseid, miks üliõpilased ei kasuta juturoboteid ja põhiliselt toodi siis esile 2 asja, et on kas siis nagu see põhimõtteline vastumeelsus, on ju neid TI vastaseid, ka teadmatus, et lihtsalt ei osata seda kasutada, pole piisavalt tehtud teavitustööd või ka hirm, et äkki ei oska enam ise mõelda. Ja samuti siis TI eetilised küsimused on üles kerkinud. Hea näide põhimõttest, teadmatusest, emotsioonist, ebakindlus selle osas, kuidas tehisaru kasutada ja ma kardan, et ma lõpuks ei suuda ise, viidates siis ülesannete lahendamisele. Ühtlasi mul on veidi rohkem mõttevabadust, kui ma teda ei kasuta. Ja milline on senimaani olnud üliõpilaste juturoboti kasutamise kogemus? Tegelikult nagu tasakaalus, toodi välja TI nõrku külgi, toodi välja tugevaid külgi, küll aga alamkategooriad joonistusid välja ainult nõrkadel külgedel, milleks siis peamiselt on kas ebatäpne või suisa vale väljund, eks ju. Aga ka siis eesti keel, et paraku ei ole tehisaru veel sellel tasemel, et ta suudaks eesti keelt päris adekvaatselt produtseerida, kuigi see võib ajas ka muutuda, eks ju. Ja ühtesi toodi välja, et väljundiga peab tegelema ise edasi, mis ei ole tingimata negatiivne ega positiivne asi, seda lihtsalt nenditi, et nii on. Hetkel ei saa seda väljundit kasutada nagu niimoodi üheselt ületõstetaval kujul. Näide TI nõrkadest külgedest. Jah, minu arust see on päris hea näide. Et tekst, mis tuleb kuskilt juturoboti seest, võib küll enam-vähem asja ära ajada, aga see on täiesti elutu. Seal ei ole ju mingit isikupära või omapärast vaadet maailmale, vaid ongi täpselt kõikide maailma tekstide keskmine ja see on kõige igavam asi, mida lugeda. Aga nüüd jõudes siis selleni, milline võiks siis olla akadeemilise teksti tulevik üliõpilaste silmis. Esiteks TI kasutus nende arvates võiks suureneda. Sest see ju säästab aega. See teeb asjad lihtsamaks. Teisalt, kui te vaatate siia allapoole, siis TI kasutus võib ka väheneda. Seda just seetõttu, et piiratakse kasutamist. Võib muutuda teksti loomise viis ja koht. Näiteks hakatakse rohkem kirjutama klassiruumis käsitsi, et eraldada või kuidagi nagu kindlustada, et õpilased ei kasutaks tekstirobotit. Siis veel spekuleeriti, et akadeemilise teksti vormid muutuvad, et kui praegu on rohkem levinud kirjalik vorm, peamiselt ongi levinud kirjalik vorm, et siis edaspidi võib ka tulla alternatiive sinna juurde, näiteks suulisel või kehalisel või mis iganes visuaalsel moel. Tekstid muutuvad sisult paremaks, konkurents kasvab ja raskem on silma paista oma tekstiga. Siis jällegi arvati, et tekstid võivad ka lihtsamaks muutuda, et kui keegi neid enam ei mõista, et siis tuleb nagu panna nad nii maakeelsesse sõnastusse kui vähegi võimalik. Või siis muutub eesmärk, et nihkub fookus, sisuline fookus. Aga selle kohta tuleb näide ka, küll te siis näete. Ja siis veel arvati, et äkitselt tekstid muutuvad sisult ka halvemaks just nimelt tehisaru kasutamise tõttu. Näide sellest, kuidas tekstid võivad sisult paremaks muutuda. Ei, mitte kuidas, aga et standard läheb kõrgemaks, tekstid lähevad paremaks ja et akadeemilisele tekstile tekib uus kõrgem standard. Eesmärk muutub, see on nüüd siis see koht, et võib-olla see iseenda tehtud uurimus tõuseb kesksemale kohale ja teoreetiline taust siis kaotab natukene oma tähtsust.
ning et tekstid muutuvad lihtsamaks, esile tõuseb jutustamise vorm. Vastukaaluks sellele hästi akadeemilisele tekstile, millest võib-olla pool inimkonda enam aru ei saa, sest see on nii palju spetsiifilisi sõnu täis ja iga paari sõna tagant peab siis guugeldama. Aga et võtta nüüd siis kokku meie väike uurimus, mis on siis praegu akadeemilise teksti status quo, on levinud kirjalik vorm. Tulevikus selle kõrvale võib tulla rohkem alternatiive. Praegu on vormistus äärmiselt tähtis. See tuli ka sellest juhendite uurimusest välja, juhendite ülevaatest, kus vormile keskendus 78% nendest juhenditest. Tulevikus on võib-olla vormistus natukene vähem tähtis. Vorm vabam, vähem reegleid ja nii edasi. Praegu on teoreetiline ja praktiline osa umbes pooleks. Tulevikus võib tulla nagu oma uurimuse väärtus kõrgemale kohale kui see teoreetiline taust. Ja kui praegu on akadeemilistel tekstidel suhteliselt ebaühtlane tase ja võrdlemisi ranged nõudmised, siis tulevikus arvasid üliõpilased, et standardid ikkagi pidevalt tõusevad. Ning nende rangete nõudmiste tõttu meil ei ole siis nagu nii palju originaalselt vaja mõelda seal akadeemilistes tekstides, et me ikkagi teame täpselt, mis struktuuris ta peab olema, mis need nõudmised seal on. Aga edaspidi siis arvatakse, et ülesanded muutuvad selliseks, mille lahendust AI isegi ei suuda enam välja mõelda. Et meil tulevad uued probleemid ette ja siis on juba vaja jälle oma peaga mõelda. Et ma arvan, et see on siis nüüd igaühe enda otsustuskoht, kas tulevik on helge või natukene sogane. Siin on meie kasutatud allikad ja meie uurimist on toetanud siis Tartu Ülikooli Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimeline fond, keda me väga täname. Aitäh kuulamast! Suur tänu! Küsimusi palun! Ma siis küsin enne, et mis te ise arvate? Kas tulevik on helge? Jah, või tume? Ennustada on raske, mis tulevik toob. Ja need ennustused, mis siin olid, ei ole nüüd ka nii ühemõttelised, et nägime ju mitmeid erinevaid variante, kus TI kasutus suureneb ja väheneb ja mida kõike. Aga lõppude lõpuks ikka see akadeemiline tekst kuhugi ei kao ja ma arvan, et ega meie mõtlemisvõime nüüd ka lõpuni ära ei kao. Kui me peame nende uute probleemidega toime tulema, siis küll me tuleme kah. Ma usun ka, et tulete. Nii, Ahti. Et mul endal on see mõte, et võib-olla peaks kuidagi propageerima siiski seda ainult teatud viisil, neid keelemudeleid kasutama, et ikkagi säiliks see, et inimene ikkagi pingutaks oma mõtlemises ja looks seoseid. Nagu alles mõni aeg tagasi, kas Vikerraadios või kusagil akadeemikud Dan Bogdanov ja Jaak Vilo ütlesid, et tegelikkuses peaks inimene selle mõtlemisprotsessi ikkagi ise läbi tegema, eks ole, ta peaks seosed ikkagi ise tekitama. Ja keelemudelid võib kasutada küll ja kindlasti nad on, selle isiku käes on nad paremad relvad, kellel on seda tarkust, eks ole, ja intelligentsi, kui see, kellel seda ei ole eriti. Nii et võib-olla see muudaks ka väheke seda tulevikku, kui propageeritakse seda, et tegelikult on vaja endale seoseid tekitada ja ise pingutada mõtlema. See on lihtsalt arvamus. Aitäh selle kommentaari eest. Liina. Mul on praegu natuke teemast mööda küsimus. Mind kuidagi ei kummitama see eetiliste küsimuste teema seal, et mida üliõpilased siis ütlesid, et miks nad ei kasuta neid keelemudeleid, et mis nende taga oli, et siin konverentsil ka me tegelikult ju keskkonna jalajäljest ei ole üldse rääkinud, et kas näiteks see oli üks nendest põhjustest, et mu enda jaoks on ikkagi see teatav tõrge, eks ole, et ma ei tahaks, et kogu maailm läheks keelemudelites nagu päris hulluks just seetõttu.
No 2 näidet, mis mul kohe meelde tulevad, mis oli nimetatud, oli, et esiteks keelemudelite kasutamine suurendab ebavõrdsust ja teiseks, et siis see ei ole nagu enam inimese enda tekst, kui ta seda laseb toota keelemudelil. Need olid need, mis riigitusid sinna eetiliste küsimuste alla. Ma isiklikult ei ole kõigi intervjuudega nüüd kursis, kas seal tuli ka neid keskkonnateemasid välja, aga Marri, kas sa oskad lisada? No ma kahjuks ei oska lisada, aga ma arvan, et see keskkond tuli ikka välja. See on oluline eetiline küsimus tõesti. Kas kellelgi on veel kommentaare, küsimusi seal, Kertu? Aitäh. Kas, ma nägin, et teie uurimus oli väga nagu erialade ülene, ülikoolide ülene, et kas te täheldasite ka mingisuguseid erialalisi erinevusi, et kui me teame näiteks, et ajaloolased peavad igas aines kirjutama 50 lehekülge teksti ja samas ütleme seal pigem sellistes loodusteadustes viimane teksti kirjutamine jäi gümnaasiumi aega, et kas kuidagi selle nagu põhjal ka arvamused erinesid? Meie isiklikult seda oma uurimuses ei käsitlenud ega vaadanud niimoodi. Ma olen Ilona Tragel, ma olen natuke juhendanud seda uurimust. Et me tõesti kõik andmed ei ole analüüsitud veel, aga mida me niimoodi juba täheldasime, oli see, et ülikoolide vahel on erinevused. Muidugi on erinevused erialade vahel. On ülikoole, ma siis ei nimeta nimest, aga ütlen, et on ülikoole, kes soodustavad palju rohkem tehisintellekti kasutust kirjutamisel lausa tõesti sellisel natuke hirmutaval viisil, mõtestamata protsessi üldse. Ja siis eetika küsimustest mul tuli välja veel, mida mainiti, oli see, et näiteks, et kas on eetiline õppejõu ülesannet promptina kasutada ja kas on eetiline oma aines tausta lugemiseks antud artikleid sisendiks panna, et need olid need, mida mainiti ka. Ja, aga jah, et erialade vahel ka erinevused, aga ülikoolide vahel ka, et kõik paistsid välja. Meil on hulk huvitavat materjali veel kodeerimata, nii et loodame, et saame teieni tuua veel seda. Kas keegi veel soovib sõna sekka öelda? Ja aitäh, väga huvitav oli, et see viimase küsimusega haakudes, et mis mulle silma hakkas sealt ka, et kuidas akadeemiline tekst muutub tulevikus, et seal oli ju ka näiteid, et muutub visuaalsemaks ja kehalisemaks, mis ilmselgelt mu meelest viitab EKA-le ja mingile tantsuerialale võib-olla ja niimoodi, et tõenäoliselt sealt, aga millest on muidugi väga kahju ja mis on enam-vähem kõikides ülikoolides, mis siit tuli ka välja, et need kirjutamisjuhendid rõhutavad ülearu palju vormistust ja vähem seda teksti tekitamist, tekstiloomet ennast ja sisulistele küsimustele tähelepanu juhtimistega. Ma ei tea, kas te olete kuulnud või näinud, et on olemas niisugune raamat nagu Uuri ja kirjuta, mis on ju väga hea, kui te olete näinud seda, mis võiks kõiki juhendeid asendada tegelikult. Aitäh. Aga aitäh. Ja aitäh kõigile kuulamast ja esinemast.